Hei, hei! Taas kord on käes esmaspäev. Meie kuulus kohvipausi aeg on käes. Loodan, et sa võtad selle väikese hetke, teed pausi, sest tahaks praegu öelda, et ega töö pole jänes, mis eest ära jookseb. Paus tuleb teha, haara mõnus kohvitass, soe tee või mis iganes sulle parasjagu meele järgi on ning tule mind kuulama. Mina olen Õnnela, assistendikoolis koolitaja, virtuaalassistentide mentor ja toetame ka ettevõtjaid, et nad saaksid üldse aimu, et selline teenus nagu virtuaalne assistent on olemas ning et nad saavad väga edukalt enda ettevõtmistesse kaasata. Ja tänane teema on puhtalt isiklikust huvist. Ma olen ikka päriselt omadega jännis igasuguste päevaplaanide pidamisega, nendest kinnipidamisega. Ja ma ei ole saanud enda jaoks sihukest toimivat süsteemi, kus ma tunneksin, et ma teen asju päriselt ära. Ja ma tahaks loota, et ma ei ole ainukene. Et mõte ongi selles, et kuidas panna oma tööpäev päriselt toimima nii, et sa jõuaksid oluliselt tehtud ja sealjuures ei tunneks ennast väsinuna ega siis sellisena hajevil olekuna. Ja ma sain inspiratsiooni, kui ma kuulasin Leila Hormoosi podcasti, mulle väga ta meeldib ja ta seal rääkis samamoodi aja planeerimisest. Ja ma tahaks öelda, tõstke käsi, kes arvab, et produktiivsus tähendab rohkem tegemist, rohkem ületunde, rohkem ülesandeid, rohkem tulemusi. Me kipume seda arvama, aga minu meelest tähendab see hoopiski seda, et sa saavutad rohkem oluliselt väiksema pingutusega. Ehk siis sa töötad targalt. Mitte kõiki asju korraga tehes, vaid tehes õigel ajal ja õiges järjekorras. Ning sealjuures on oluline ka jälgida seda, et milline on sinu enda energia, millises seisundis sa ise oled. See on keeruline. Ma tahan loota, et see on õpitav. Mina igatahes alustasin eelmisel nädalal ja tunnen praegu väga hästi ennast oma süsteemiga ja ma mõtlesin, et ma jagan teiega ka seda. Ja enne kui ma päriselt sinna jõuan, siis hästi palju räägime me distsipliinist. Distsipliin on oluline, aga seal juures ei tohi ära unustada ka seda süsteemi ja harjumusi. Kui mul on ikkagi töölaual avatud mitu akent, telefon muudkui saadab sõnumeid, piiksub, klient kirjutab siia aknasse, sinna aknasse, siis mina usun seda, et ka kõige tugevam tahtejõud ei päästa ja me oleme ikkagi hajevil, meie fookus on kadunud. Ja edukad inimesed tegelikult ei toetu alati sellele, et nad on motiveeritud, ka neil kaob see motivatsioon, kuid nemad loovad selle keskkonna, mis toetab nende fookust. See tähendab seda, et nad määravad kindlad tööajad, panevad paika planeeritud ülesanded ja nad hoiavad oma piire. Nad teavad, millal öelda jah ja millal ei. Seda ei ütlemist me tegelikult väga kardame ja kardame seda sellepärast, et mida teised siis arvavad. Äkki mult läheb siis klient ära. Aga tegelikult, kui sa mõtled sedasi, et see ei ole tegelikult negatiivne. See on hoopiski see viis, kuidas sina kaitsed oma aega ja energiat. Ja see ongi üks suur eristumise koht, kus siis eristuvadki need, kes tegutsevad sihipäraselt, eristuvad siis nendest, kes lihtsalt reageerivad. Ma olen väga suur reageerija kogu aeg olnud. Kogu aeg peab kiiresti olema tehtud, kogu aeg, mitte mingi asi ei tohi oodata. Ja ongi päriselt tihti niimoodi, et 10 asja pooleli ja lõpuks päeva lõpuks on siis see, kas mõtled, et aga mida ma siis päriselt ära tegin. Ja lisaks sellele jah ja ei ütlemisele, mõtle ka selle peale, et kui palju sa igapäevaselt otsustad, kui sa alustad igat päeva nullist. Kui sul on aga korduv sihuke rutiin, sul on toimiv struktuur, siis ei pea iga päev
pidevalt valima sellega, et millest ma alustan, kuhu ma siis täna oma fookuse sean, vaid sa lihtsalt liigud ja juba selle liikumise käigus sul tekib selline hoog ja tahe. Ja nüüd ongi kaks olulist asja, mille peale ma varem pole nagu mõelnudki, on see, et millist tööd sa teed, millistest töödest sinu päev koosneb. Kas seal on pigem sellised tööd, kus sa lood, näiteks kujundamised, kodulehed või sul on aktiivset suhtlemist, sest need on kaks täiesti erinevat tööviisi, mis vajavad täiesti erinevat energiat. Süvenemistöö vajab vaikust ja aega ja niisugust ka mõttevoolu või et sul mõte liiguks. See on tavaliselt siis mingi kirjutamine, planeerimine, võib-olla analüüsimine, süsteemide loomine. Suhtlustöö aga tähendab koosolekuid, erinevaid kõnesid, klientidega suhtlemist. Ja kui need omavahel segada, siis see võib tekitada segadust ja väsimust. Mina küll tunnen, et kui mul on ikkagi päevas mitu koosolekut või esinemist, siis ega ma ei jõua sinna mingi mõttetööga eriti vahele minna, sest et need vahed võib-olla on nii lühikesed, aga see mõttetöö tegelikult vajab sellist pikemat aega, et sa sinna üldse sisse läheksid. Ma kunagi ei saanud aru sellest, et kuidas ei ole võimalik siis, et sa teed mitut asja korraga. Täna, ma ei tea, kas see on vanusest tingituna, aga täna ma täiesti mõistan seda, et kuidas mind vahel segabki see, et kui ma teen mingit mõttega tööd ja siis keegi kuskilt tuleb mingi asjaga vahele. See ei ole üldse tema poolt pahatahtlik ega midagi, aga nüüd ma tajun seda, kui keeruline on mul pärast uuesti tagasi minna sinna mõttetöösse. No, kujutame ette, et näiteks sa alustad hommikul oma selle mõttetööga, siis tuleb sinna vahele kõnesid, sõnumeid, siis võib-olla mõned e-kirjad, millele on vaja justkui kohe reageerida, siis ma olen täiesti kindel, et uuesti keskendumiseks kulub ikka oma 20 minutit, kui isegi mitte rohkem. Ja see tähendabki seda, et iga katkestus, ta ei maksa sulle mitte aega ainult, vaid ka see, et sa pead oma mõttejõudu ja oma energiat uuesti koondama selleks, et hakata seda mõttega tööd tegema. Pigem võiks proovida nii, et sa hommikul planeerid, kuidas kellelegi, see on individuaalne. Mulle meeldib pigem hommikupoole suhelda, ehk siis need ongi need suhtlemistöö ülesanded ja päeva teine pool on siis süvenemistöödeks. Või kui sul on töö selline, et sul on hästi palju suhtlemist, siis võibki olla niimoodi, et ühel päeval on sul need koosolekute päevad, teisel päeval on need mõtlemist vajavad ülesanded. Et sa võib-olla väga palju ei sega neid omavahel ja sa saad keskenduda. Sest et kui sul on pea värske, sa saad olulised asjad tehtud ja kuidas kellelegi, et siis minu puhul pärastlõunal on just võimalik tegeleda siis mõttetööga, sest see peabki hästi oluline vaadata seda, milline on sinu enda energia. Kas sa oled hommikuinimene, õhtuinimene või hoopis kuskil seal vahepeal. Ja mis on hästi oluline tegelikult, kui sa tiimiga tööd teed, koostööd teed, siis on oluline see, et ka tiim teab ja tiim omavahel teab, millal keegi millegagi töötab. Sest ongi täpselt seesama koht, et võib-olla mul assistent ehitab kodulehte või maandumislehte või mis iganes asja, kus ta peab olema fookusega ja siis mina muudkui lendan talle oma küsimuste asjadega peale. Aga kui ma ei tea seda, siis ma võingi lennata. Aga kui mul on ülevaade olemas, millal keegi kuskil toimetab millegagi või on assistentidel ülevaade sellega, et mismoodi mina toimetan, siis on võimalik seda vähendada. Jah, ma mõtlen küll, et okei, ma panen need teavitused kinni, ma panen kõik notification'id kinni. Aga kui ma isegi näen võib-olla silmanurgast mingi hüpikaken tuleb lahti, siis ikka see korraks mind ikka segab. Et mõtle selle peale, et kuidas sa saad oma tööülesannetest tulenevalt oma kalendrit niimoodi paika panna ja päriselt panegi kalendrisse kirja. Need ajablokid, ära unusta sinna vahele sellist puhveraega panemast, sest ootamatuseid tuleb ette ja loomulikult, kui sul on tulekahju kustutamine, siis sa ei saa öelda, et stopp, ma praegu mõtlen ja ma ei tegele sellega.
kindlasti tuleb sellega siis tegeleda. Siis ma korra juba mainisin seda, et vahel on selline tunne, et kuhu see päev kadus ja mida ma siis tegin. Muudkui aga teed, aga sihukest tunnet, et midagi olulist oleks tehtud saanud, seda ei ole. Ja ma katsetan nüüd ka sellist varianti, et päriselt planeeringi ühe päeva selliseks, et kus mul ei ole mitte midagi pandud. Ehk siis ma saan ise valida, mida ma seal teen vastavalt oma soovidele, sest ka selliseid päevi on vaja, kus oma akusid laadid. Need on need päevad, kuhu ma tõesti ei panegi koosolekuid ja üritan ka võib-olla meile mitte nii palju lugeda, sõnumitele vastata. Et olengi oma ette fookuses ja mõtlen päriselt nendele asjadele, mis vajavad süvenemist. Need võivad olla ka sellised strateegiapäevad. Et ma saan ise valida, millega ma seal siis tegelen. Ja see ei-päev või siis endale pühendatud päev võiks siis võib-olla sul kergemini välja tulla, kui sa mõtled seda sellise nurga alt, et see on tegelikult investeering sinu enda tulevikku. Iga kord, kui sa kaitsed oma aega, kasvatad sa oma loovust ja tõhusust. Ja ei ütlemine ei ole uste sulgemine, vaid tegelikult sa lood hoopis selle jaoks ruumi olulisele. Ja vähem on rohkem, ehk siis elimineeri, mitte ära lisa juurde. Kui sa tunned, et kõik kuhjub ja sul on peas pidev müra, siis ära mõtle selle peale, et mida ma saaks veel lisada, vaid pigem mõtle selle peale, mida ma saaks eemaldada. Iga uus kohustus, uus idee, uus töövõtt tegelikult ei pruugi sind üldsegi edasi viia. Vahel on targem teha vähem, aga oluliselt paremini. Näiteks virtuaalassistendi puhul võib see ka tähendada julgust öelda oma kliendile, et ma näiteks selliselt, et ma saaks sinu projekti hästi teha, siis ma vajan rohkem fookusaega ja vähem katkestusi. Tegelikult see ei ole ebaviisakas, vaid see näitabki sinu professionaalsust. Ma tean seda tunnet, et kuidas ma ütlen, aga see ongi see, et sa ju põhjendadki ära, sest et kas sa tahad kiiresti ja halvasti tehtud asja või sa tahad, et ma päriselt keskendun, võtan aja ja toon sulle siis briljantselt hästi tehtud asja. Ehk siis kui sa austad oma aega, siis hakkavad teised ka seda austama. Ja senikaua, kuni me laseme ise enda piiridesse sisse sõita, siis seda tehakse. Ja kui sa hakkad õppima tegelikult aega väärtustama, siis mitte ainult sinu tööd kvaliteet ei parane, vaid ka rahulolu sellest, mida sa teed. Korra ma juba mainisin seda ettevalmistuse sõna, et seesama produktiivsuseks, see algabki kõik ettevalmistamisest. See võib kõlada lihtsana, aga enamik inimesi alahindab, sealjuures ka mina. Et kui palju head planeerimine tegelikult annab. Kui sa võtad kas või 30–60 minutit iga nädal, et korraks läbi mõelda oma prioriteedid ja kavandada oma tööaega, siis tegelikult sa selle käigus säästad tunde. Kui sul on täpselt teada, mida sa hakkad järgmisel nädalal tegema, ja see ei tähenda ainult tööasju, planeeriga oma eraasju, siis on sul juba aju selles mõttes see mõistus vabastatud sellest mõtlemise kohustusest, et mis ma nüüd järgmisena teen. Panegi kirja iga nädala eesmärgid, märgi oma kalendrisse need süvenemisajad, planeeri ka pausid ja võib tunduda veider, et miks ma pause planeerin. Tasub ikkagi planeerida, sest muidu need augud on kõik kenasti täis pandud. Ja kui sul ei ole tegelikult neid pause planeeritud või kui sa neid pause ei võta, siis sinu aju hakkab tegelikult neid katkestusi ise tegema. Kindlasti su mõte läheb laiali ja leia enda jaoks see sobivam süsteem. Ja produktiivsus ongi siis see, et see ei tähenda, et sa pead kogu aeg tegutsema. See tähendab, et sa teed oma tööd tasakaalustatult ja see hulgas on siis see ka taastumise ja puhkamise aeg. Ja kui sul on juba see süsteem tegelikult loodud, siis sa saad endale lubada ka sellist paindlikkust oma ellu. Ehk siis tööpäeva toimima panemine tegelikult on oskus, mida saab õppida. Täpselt nagu ka virtuaalassistendi töö ise.
ja kui sa tunned, et sa rohkem vajad selgust ja struktuuri ja võib-olla ka rahu oma tööpäevadesse ja aja ja energia juhtimisse, siis meil on veel kuni homseni võimalik liituda virtuaalassistendi baaskursusega. Kolmapäeval juba alustame. Ja see ei ole lihtsalt teooriakoolitus, see on päriselt praktiline. Sa hakkad päriselt tegema asju ära, sa lood süsteemid. Nii et sa saad toreda baasi sealt endale alla. Nii et tule ja liitu veel jõuad liituda. Ja lõpetuseks veel, pange nüüd oma kalendritesse need toredad värvilised ajad ja mida mina veel teen, kui ma olen saanud selle asja tehtud, siis ma lähen muudan selle värvi enda jaoks roheliseks, ehk siis mul kalendrist kaovad need punased ära ja jäävad need rohelised, et siis on niisugune mõnus tunne, et ma ikkagi päriselt tegin need asjad ära. Aga mõnusat esmaspäeva jätku, planeerige, mõelge läbi ja andke ka oma tiimidele teada, millal te mida teete. Tšau!